Häda sulle maa, kui su kuningad on sulased ja vürstid pidutsevad juba hommikul. Kuu aega peaaegu sain mina, Elle Roos, Rein Koch, Urmas Heinsaar ja Reijo Puks toimetada Tartu Hoiu-laenuühistu nõukogu liikmetena vastavalt üldkoosoleku otsusele. Ja saime sisse anda pankroti tagasivõtmise avalduse, tegime juhatuse ümbermuutmise avalduse, kus võtsime Raigo Sõle maha juhatusest, kes siis ühistule pankroti sisse andis, nii-öelda noa selga lõi. Ja eks see üks suur sükene jama ole, et niimoodi on halva peremehelikult ühistuga toimetatud, teadlikult mitte saneerimise rajale viidud, vaid teadlikult tegelikult ikka pankroti poole suunatud. Ja miks ma selle kirjakoha välja tõin, eks see kehtib nii Eesti kohta, kui kahjuks nüüd ka Tartu Hoiu-laenuühistu kohta. Sest Tartu Hoiu-laenuühistu eesmärk ikkagi oli minu ajal, et see oleks eestlaste jaoks majandusliku ja mis seal salata, lõppkokkuvõttes ka poliitilise iseseisvuse uueks nurgakiviks, kus eestlased koonduvad, tulevad kokku, hakkavad ühist tegevust tegema, loovad endale tugeva majandusliku vundamendi, mis saaks olla alus iseseisvale väikesele rahvusriigile Eestile. Aga loomulikult, jõud on tugevamad, mis tegutsesid, seadus võeti vastu, mis üldse hoiu-laenuühistut ära keelas. Ja eks tehti detsembris võimupööre, et näidata siis läbi selle, kui pandi uus juhtkond paika, et kõiges on süüdi Andro Roos. Ja eks loomulikult, kes teeb, sellel ka juhtub, nii et ega ei saa öelda seda, et kõik Tartu Hoiu-laenuühistu juhid, aga ka liikmed, kõik asjad õigesti on teinud, aga vähemalt me püüdsime. Ja püüdsime ka viimase kuu jooksul. Aga eelmisel reedel tuli siis kohtust kiri, kus siis hagi tagamise määrus oli, millega siis peatati üldkoosoleku poolt valitud nõukogu volitused. Seal teatud Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed ja tantsid, ma ei hakka nimeliselt neid nimetama. Ilmselt nemad siis tahavad seda, et tuleb pankrot, eks siis tuleb. Eks ma saan aru, et vana nõukogu on praegu ennistatud. See tähendab seda, et ilmselt ei saa ka Raigo Sõle tagasikutsumist panna registrisse, kuigi avaldus on tehtud, vaatame, kas register sellega annab ära. Ja ei tea, mis saab, vaikus on, et me esitasime ju uue juhatusega kohtule pankroti tagasivõtmise avalduse, et sealt ei ole paraku tulnud kippu ja kõppu. Et pankrotihaldur on 3 korda pikendanud oma aruande esitamistähtaega, milleks nüüd on siis homme, 26. mai. Eks vaatame, mis sealt tuleb, aga mis sealt ikka tulla saab, et kui 20 miljoni eest on oma hoiuseid soovitud lõpetada ja selge on see, et see ületab ühistu reservide hulga, et ega mis sealt siis muud väga tulla saab, kui see, et kohus ikka küllap ta otsustab pankroti. Kuigi ma tänan 300 ühistu liiget, umbes 300 ühistu liiget, kes esindavad oma avaldustega kuskil 1/4 hoiustajatest, kuskil siis samamoodi 10-12 miljonit eurot, kes tegid juhatusele nüüd viimase 3 nädala jooksul saneerimise toetuse avalduse. See on suur hulk ja eks see lükkab ümber selle, et üldkoosolekul mingite riiulifirmadega otsustati. Ei otsustatud, et see on ikkagi laiem tahe Tartu Hoiu-laenuühistus mitte pankrotti teha ja minna saneerimisega edasi, püüda ühistuga edasi minna. Sest nagu ma ütlesin, tegelikult kodanike ühistegevust on vaja, loomulikult on jõud, mis tahavad seda väga maha suruda. Ja praegu ongi niimoodi, et näed, iseseisvust ei ole. Iseseisvus on müüdud nii nagu 40. aastal Eesti NSV Stalinile, nii praegu Tartu Hoiu-laenuühistu saatus paraku on kohtu käes, on pankrotihalduri käes ja on nende sulaste käes, kes need pankrotid üldse sisse andsid ja ühistu sinnamaani viisid. Aga peame vastu, sest on ka rohtu pankrotimenetluses, aga sellest edasi, et ärme tõtta sündmustest ette. Pöidlad pihku ja
loodame kõige kõrgema abi peale siiski.